Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 6. osa. Mina olen Regina Jaakson ja salvestame sedagi Pärnu huubis. Täna olen kutsunud külla inimese, kellega ma hakkan ilmselt kohe rääkima brainstormist, aga eks paistab, kuhu kõik jutud viivad. Tere tulemast Destination Pärnu tegevjuht Margus Randmäe. Tere hommikust ja aitäh kutsumast ja palju õnne ja edu sulle sellise uue ägeda algatuse puhul Pärnumaa podcast, et väga tore. Aitäh sulle. Loodetavasti on meil võimalik sinuga siin aastaid rääkida erinevatel teemadel. Aitäh, loodan samuti. Aga nüüd siis kohe sellel brainstormi teemal peatudes, sest et see oli ikka päris äge suur kampaania, mis mul tundub, et võib-olla isegi teile üle ootuste hästi läks või oli see nagu niimoodi prognoositav? Jaa, eks me ju lootsime ja ootasime häid tulemusi sealt, aga tõesti see, mis lõpuks nii-öelda välja tuli ja need tulemused, mis on tänaseks nagu meieni jõudnud, need teevad head meelt ja võiks öelda, et see koostöö ja koostöö käigus loodud siis selline brändisaadikute kampaania, et see on nagu igal juhul ületanud nii meie kui meie Läti partneragentuuri ootused, kes meil aitas siis samamoodi seda koostööd sättida ja seda kampaaniat ellu viia, et selles mõttes on nagu super äge, jah. Aga räägime siis kampaaniast lähemalt ka. Mis see siis oli, mis see endast kujutab ja nagu ma aru saan, see koostöö ju jätkub? Jaa, et nagu klassikud ütlevad, et kui kõik ausalt ära rääkida, siis pean minema ajas isegi natukene tagasi, et ma võib-olla natukene heidan valgust sellele, kuidas see koostöö üldse alguse sai, et mõned aastad tagasi, kui meie organisatsioon Destination Pärnu siis koos liikmetega korraldas paaril aastal Tere Pärnu suvi nimelist sündmust, mis siis meie hinnangul kahtlemata ongi Pärnu üks selliseid vapi või lipusündmusi, nii-öelda üks tähtsamaid sündmusi siin meie linnas ja meie nägemuses kindlasti ka on tegemist sellise turundussündmusega, mis võimaldab meid kui linna või tervet sihtkohta siis ka meie külalistele hästi tutvustada. Ja ühed peamised külastajad, keda me alati siis Pärnusse üritame meelitada, on meie lõunanaabrid lätlased. Ja seda üritust korraldama asudes siis meil tekkis nagu selline idee või mõte või et mis oleks, et kui me sinna programmi kuidagi lülitaks mõne sellise põhjuse, mõne sellise esineja artisti, kes siis heas mõttes meelitaks ja tõmbaks ka Läti publiku siia meie sellele sündmusele. Ja väikse brainstormi ehk ajurünnaku tulemusena kõigil nii-öelda esimesena meenus või tuli pähe loomulikult Brainstorm, ansambel Brainstorm Lätist, kes siis kunagi on saavutanud väga suure tuntuse läbi Eurovisiooni lauluvõistluse ja mõtlesime, et mis seal ikka, et proovime, võtame ühendust, vaatame, mis nad arvavad, et kus nad parasjagu oma esinemisgraafiku ja kõigega on. Ja kui me siis oma Läti partneragentuuri kaudu nendega kontakti võtsime, siis heas mõttes suur oli meie üllatus, kui me tõdesime, kuivõrd populaarsed ja hõivatud nad jätkuvalt nagu Lätis on. Et me teadsime, et nad on kogu aeg olnud nagu Lätis populaarsed, aga me ei osanud võib-olla oodata või teada seda, et nad on jätkuvalt üli populaarsed, et nad on ikkagi täiesti selline A-kategooria suur artist Lätis jätkuvalt ja tol korral siis mis seal salata nii eelarvelistel kui ajalistel kaalutlustel me sinna Tere Pärnu suvi sündmusele meil neid kutsuda ei õnnestunud, küll aga meil tekkiski sealt see äratundmine, et kuulge, et siin on palju rohkemat peidus, et tegelikult me võiksime seda koostööd palju pikem aja peale planeerida ja võib-olla see avab meile palju rohkem veel võimalusi nagu Läti turul silma paista. Ja sealt need läbirääkimised algasid ja tegelikult kogu see ettevalmistus ja läbirääkimiste protsess võttis tegelikult meil aasta või isegi rohkem või siin 1,5 nagu aega ja lõpuks me 2025. aastal siis jõudsime sinnamaale, et me sõlmisime siis nendega sellise nii-öelda brändisaadikute koostööleppe, mille tulemusena siis neist said sellised meie hea tahte saadikud või Pärnu näod siis Läti turul.
ja siis 2025 aasta suvel siis tuli ansambel Pärnusse, Pärnumaale ja siis me sõitsime nendega siin paar päeva ringi ja filmisime erinevaid klippe erinevates asukohtades siis üle terve Pärnumaa, erinevates siis asukohtades, turismiatraktsioonides ja nii edasi ja selle tulemusena siis sai kokku selline, ütleme, mõnes mõttes nagu miniseriaal või selline seeria erinevaid klippe, kus siis ansambel tuleb nagu Pärnusse ja otsib siin erinevat esinemiskohta ja kohtub siis Lottega ja kellega iganes siin Pärnumaal, ja seikleb siin ringi ja sellest siis vormiti omakorda siis sellised bännerid ja reklaamid, mis siis sügisel siis jooksid Läti turul. Ja tõesti need videoklipid ja reklaamid said siis meeletult suure nii-öelda vaatajaskonna, et ligemale siis 13 miljonit näitamist erinevatel klippidel ja üks asi on see, et mida me alati vaatamegi, et kui hästi meie kampaania kuskil silma paistab, et see kampaania tõesti paistis hästi silma, aga me hakkasime kohe nägema seal nagu mitut tähelepanuväärset asja veel, et kui me, mõni kampaania on loomulikult meil ka nagu enne väga häid tulemusi saanud, aga selle kampaania puhul ka nagu inimeste reaktsioon või nagu see tagasiside oli hoopis nagu teisest puust või teise kvaliteediga nii-öelda, et inimesed kommenteerisid, jagasid, laikisid, mida nagu tihti reklaamide puhul või nagu tavaliselt ei juhtu. Et kuidagi Läti publik võttis hästi aktiivselt osa sellest, et hakati väga huvi tundma, et et mis Pärnus, mis seal kõik teha saab ja nii edasi ja et kes planeerib juba oma puhkust ka Pärnusse ja nii edasi, et see tagasiside oli hästi elav ja aktiivne. Samuti me hakkasime kohe nägema seda, et nii-öelda siis inimesed jõudsid nendest reklaamidest hästi aktiivselt ka nagu Visit Pärnu lehele ja keskkonda ja klikkisid nagu erineval sisul ja uurisidki reaalselt siis nagu nende atraktsioonide kohta, majutusvõimaluste, toitlustuse, kõige muu kohta, et ka nii-öelda see klikkide arv, mis jõudis siis päriselt nagu meie keskkonda oli väga suur ja muidugi päeva lõpuks mida tegid siis ka nii-öelda Läti külastajate numbrid Pärnumaal, et selle üle on samuti nagu väga hea meel, et meil siin ütleme seal oktoobris kasvas Läti külastajate ja ööbimiste arv ligemale 70-80% ühe kuuga, et kampaania nagu keskel, et see oli nagu selline väga tuntav ja silmnähtav nagu tulemus sellest kampaaniast ja nii sihtkohast tervikuna, aga saime ka nagu üksikutelt ettevõtetelt sellist väga positiivset tagasisidet, et me nagu see sügis oli tunda, et oli nagu lätlast nagu oluliselt veel rohkem, et selles mõttes on jah, väga hea meel selle koostöö üle, et see on nagu hästi toiminud ja tõepoolest see koostöö meil jätkub, mille üle on samuti väga-väga hea meel, et esimene plaan meil oli see, et me jätkame Brainstormiga koostööd käesoleval ehk 2026. aastal, aga praegu juba tundub, et see kõik töötab ja toimib nii hästi, et just eile meil oli agentuuriga kohtumine ja praegu me nii-öelda mõtleme ja planeerime selles suunas, et võib-olla isegi jõuame 27. aastasse selle koostööga välja, et kui miski töötab nii hästi, siis miks seda nagu katkestada, pigem veel võib-olla jõulisemalt ja kavalamalt ja veel rohkem sinna nagu jõudu taha panna, et see on tõesti hästi toiminud. Eks selle puhul alati see, et see küsimus, et ei tea, kuhu nüüd need turundusrahad lähevad, sest et see on justkui nii hoomamatu, on ju, see esimese hooga ei tea. Jaa, aga siinkohal hea näide või selline case study, kus tõesti see turundusse suunatud raha on investeering, mitte nagu kulu, et tegelikult me nagu see euro, mis me sinna koostöösse panime, et see reaalselt toob sihtkohta tagasi läbi selle kasvanud külastajate hulga ja selles mõttes jah, et kindlasti hästi planeeritud turundus on investeering, mitte kulu. Ja oluline märksõna on ka siin see, et kui sa tahad ikka head tulemust saada, siis sa pead olema nõus ka natuke rohkem maksma. Jaa, eks selles mõttes kindlasti selline kvaliteetne ja hea nagu lahendus eeldab teinekord võib-olla keskmisest suuremat investeeringut, aga jällegi kõike nagu
targalt ja nutikalt planeerides ja väga selged eesmärgid nagu seades on võimalik see investeering tagasi teenida ja veel rohkemgi, et ja võib-olla nagu lihtsalt veel selline paralleellugu siia kõrvale, et siis kui me nagu Brainstormiga koostööd alustasime, et siis meil tegelikult umbes samal ajal käis koostöö pärnumaise sellise suurartisti nagu Bedwettersiga, et ja meil nendega oli mõnes mõttes selline sarnane koostöö, et ka läbi Bedwettersi kogemuse me siis tutvustasime nagu Pärnumaad kui turismi sihtkohta ja see kampaania juba toimis tol ajal väga-väga hästi ja toimis nii Eesti turul kui Lätis ja Soomes ja mõnes mõttes see oli teatavas mõttes selline nagu veel omakorda tõuge või stardiplatvorm meile või andis sellise julguse ja tõuke, et lähme siit samm veel edasi, et teeme nagu proovime Brainstormiga midagi sarnast või lähme veel samm kaugemale, et võtamegi nagu meie lähisihtriigi artisti ja teeme midagi sarnast, et ja see on omakorda nüüd andnud meile nagu idee ja tõuke vaadata nii-öelda samas kontekstis ka nagu põhja poole, et Soome teatavasti meie teine peamine sihtturg, kus me püüame Pärnumaad tutvustada, et võib-olla jõuame ühel päeval ka sinna, et meil on keegi Soome poolelt sarnane artist, kellega me koostööd teeme, et me näeme, et selline tuntud mõjuisikutega pikaajaline koostöö, et see on nagu, see toimib nagu hästi, see kõnetab inimesi, see paneb kaasa elama ja huvi tundma, et see on kindlasti asi, mida me tahame nagu jätkata. No kui teid välja, et oli ka selline justkui pisikene miniseeria sellest, kuidas siin Brainstorm käis ja toimetas. Kas seda on meil ka võimalik näha neid klippe? Jaa, loomulikult on, et visitparnu.com, siis Visitpärnu turismiportaalist leiab siis sellise nagu alamlehe nagu Brainstorm soovitab ja seal on siis näha, kus nad siin seiklesid ja on neid klippe näha ja kuidas seal siis on tutvustatud meie sihtkohta läbi kõige selle, et sellesse koostöösse oli kaasatud väga palju meie sihtkoha siis kohapealseid koostööpartnereid, ettevõtteid, organisatsioone, kes siis selles kampaanias kas siis otseselt osalesid või aitasid selle nagu teoks teha, et nii nagu Destination Pärnu ikka, et me teeme oma tööd koostöös ettevõtjatega ja teisiti ju ei saakski, et selle üle ka väga hea meel, et meil tuldi aktiivselt kaasa selle projektiga. Ma mõtlen, et selline loominguline tegevus, need videolõigud, see seiklemine siin ja seal, et keegi peab ju selle välja mõtlema, keegi on ju selle nagu idee autor ka, et kas see nagu sündis ka teil niimoodi koostoimes või on keegi, kes ütles, et et see on niisugune hea žüžee, et teeme selle põhjal? See sündis kõige paremas mõttes nagu koostöös, et nii meie enda tiimis küpses see idee koostöös ettevõtjatega, kellega me ikka nagu turundustegevusi ja ideid ja plaane arutame, et sealt tekkis seda sisendit ja meil on olnud õnne nüüd juba 3 aastat töötada Läti turul koostöös siis sealse kohapealse partneragentuuriga Alfa Baltic. Ja nende poolt oli siis ka nagu väga tugev tugi selle just nagu loovlahenduse idee osas, et meie kui sihtkoha turundajate eesmärk oli võimalikult palju tervet maakonda nagu pilti tuua ja siis meie loovagentuur Lätis aitaski selle nagu siduda selliseks võib-olla terviklikuks looks või kuidas see nagu kokku kõik kõlama hakkab ja mis need täpsed lokatsioonid siis on ja mis järjekorras ja nii-öelda dialoogi osa seal juures ja kõik see, et kokkuvõttes võimalikult palju ja nii-öelda mitmekesiselt Pärnumaad pilti tuua, ja mulle tundub see õnnestus nagu väga hästi. Ja üks asi on see, mida meie siin koha peal näeme, teine on see, mida keegi väljaspoolt vaatab, et okei, et see on hoopis nagu minu arvates nagu lätlase jaoks väärtus on. Just. Ja mis võib-olla veel tore, et tegelikult ju Brainstormil on nagu Eestiga või tegelikult ka nagu Pärnuga selline varasem kontakt ja side olemas, et nende solist Reinars, kes on siis ka näiteks kas või Lottemaa lauludes kaastegev olnud ja selles mõttes, et neile nagu ka Pärnu on mõnes mõttes selline südamelähedane ja seda oli nagu tunda, et kui nad siin nagu ringi seiklesid suvel, et nad nagu oli
oli mõnes mõttes sellist taasavastamist ja sellist heas mõttes äratundmist, aga oli ka palju uut, mida nad võib-olla seni ei teadnud Pärnu kohta ja mis selles mõttes ongi nagu hea avada ka teistele lätlastele läbi nende neid asju, mida kõike Pärnumaal teha saab, et selles mõttes oli nagu väga tore. Aga nüüd Eesti plaanid, et üks asi on siin turundada nüüd väljaspoole, Läti ja Soome on ju, aga siseturist on sama oluline on ju, et mis teil Eesti plaanid on selleks aastaks? Jaa, et peamiselt meie fookus jätkuvalt on seal, kus võib-olla väljakutse on nagu suurem ja ehk siis selline teenuste eksport ja eksporditurundus ehk et meie nagu fookus peamiselt jätkuvalt välisturgudel, aga loomulikult me ei unusta ära meie siseturisti ja kohalikku külalist, et üks asi, mille üle on samuti väga hea meel, et Pärnus on jätkuvalt väga tugevad sündmused nii suvel, aga ka hooaja otstes ja tegelikult ka madalhooajal. Ja siin hiljuti, kellele võib-olla jäi silma, tuli välja ka uudis, et riik siis läbi EISI on pannud õla alla mitmetele Pärnu väga tublidele korraldajatele, kes siis saavad läbi selle veel kord sellise kvaliteeditõusu ja hoogu juurde. Seda nii koduturul kui ka kindlasti välisturgudel ja tugevdab nende sündmuste sellist taset nagu veelgi ja kindlasti sündmused on see asi, mis Pärnusse külalisi meelitab nii siseriiklikult kui väljastpoolt, et selle üle on nagu väga hea meel ja kindlasti sündmused on üks meie selline selge turundusfookus, millega me toimetame. Ja võib-olla teine oluline märksõna, mida kindlasti tahaks nagu rõhutada, on see, et nii nagu sinu ettevõtmise nimi on Pärnumaa podcast, siis meie teeme oma tööd ka üle Pärnumaa, et kindlasti kogu meie kommunikatsioon ja turundus ja kõik kampaaniad ja kõik hõlmavadki seda, mida terve Pärnumaa pakub. Seda joont me kindlasti hoiame ja jätkame, et Pärnu linn ja rand ja kõik see on tuntud ja Pärnu üks olulisemaid tõmbenumbreid, aga tegelikult see, mida Pärnumaa avastamise mõttes veel pakub tõesti Virtsust Iklani või Kihnust Soomaani, et seda kõike me tahame veel rohkem nagu pilti tuua ja näidata, et siia tasub tulla pikemaks kui võib-olla lihtsalt 1-2 päevaks ja Pärnu linna, vaid külastada tervet maakonda. Ja kolmas suund tegelikult, mida nii Eesti turismi mõttes nii riiklikul tasemel kui ka me siin kohapeal üritame siis pilti tuua ja kus me näeme väga suurt potentsiaali, on selline äriturism ja konverentsi ja seminari pool, et selleks me ka siin eelmisel aastal lõime sellise Visit Pärnu alambrändi nagu Business Pärnu, läbi mille me siis püüame Pärnut just tutvustada kui sellise sihtkohana, kus on hea tulla, teha oma töö ära, aga sa saad seda teha siin nagu sellise kuurorti võtmes ja see on koht, kus töö saab tehtud teistmoodi, et olgu see siis mõni lihtsalt meeskonna koosolek või kas või suur konverents, et Pärnumaa pakub ruumide ja tehnika mõttes loomulikult sellest pole küsimustki, aga kõik see, mida on võimalik sinna juurde kombineerida, et rabad ja räätsad ja spordirajad ja purjetamine ja ringrada ja mis iganes kõik veel, et sul on võimalik selle töise osa juurde kombineerida nii palju lahedaid emotsioone ja elamusi ja eel- ja järeltegevusi, et me näeme seal nagu väga suurt potentsiaali ja seda Business Pärnu ehk Pärnut kui konverentsi sihtkohta me tutvustame järgmistel aastatel järjest ja järjest enam. Väikene vahe peatus korraks selle samal Pärnu rannal, et on siin tõesti ju päris palju läinud ka seda fookust, et meil on rand nagu nii suur tõmbenumber. Nüüd eelmisel suvel rääkides ühe rannas toimetava ettevõtjaga, ütles, et rahvas on rannast ära kadunud, et kõik on sattunud jõe äärde, et ega vist ei tohi seda pärlit ka ikkagi tähelepanuta jätta, sest et jah. Ja loomulikult, et veel kord, et rand on Pärnu üks selline vapimärke ikkagi ja kahtlemata
oli, on ja jääb selliseks Pärnu heas mõttes müügiartikliks ja kindlasti me ka seda nagu pildilt ära ei kaota kuidagi ja tegelikult mille üle on ka hea meel, et Pärnu rand loomulikult suvel pakub väga palju, aga ka talvel ja tegelikult sellist lumesurfi ja mida kõike on võimalik Pärnu rannas nagu veel harrastada, et tegelikult suvi on tunne, mitte ainult aastaaeg, nagu me ikka ütleme, et Pärnu rand väärib külastamist ka talvisel ajal loomulikult. Mis hetkel ja kuidas te selle nagu mõtte peale või selle meie tunnuslause peale tulite, et suvi on tunne? See on juba mõned aastad kasutusel, eks? Ja see tegelikult sündis nüüd juba võib öelda siuke 3 aastat tagasi, kui ma nüüd õigesti meenutan jah, et see oli enam-vähem aeg, kus Destination Pärnu siis alustas oma tegevust ja meil oli üks esimesi selliseid nii-öelda turunduse teemagrupi kokkusaamisi, kus tulidki siis ettevõtete juhid ja turundusjuhid ja turismiasjalised üle Pärnumaa kokku ja ründasime aju ja panime paika sellist järgmist turundusplaani ja tegevuskava ja muu hulgas siis meil nii-öelda seadsime endale ülesandeks, et me tahame nagu luua sellise sihtkoha tervikliku story või loo, et mida me oma külalistele räägime, et mis see Pärnumaa on, mis meid eristab võib-olla teistest sihtkohtadest ja mis on hästi selline pärnulik. Ja see sündis täiesti meie enda ettevõtjate ühisest sellisest ajurünnakust, et see ei ole kuskilt sisse tellitud kõlav pealkiri, et see on tõesti meie enda turismiasjaliste loodud selline lugu, mis jutustabki jah siis sellest, et kuigi me oleme nagu tuntud oma suve ja ranna poolest, siis tegelikult neid elamusi ja inimesi ja emotsioone ja atraktsioone ja kõike on Pärnumaal tegelikult igal pool ja aasta ringi, et mis panevad sind nagu nii-öelda suviselt tundma. Et sellist head suvist õnnetunnet tundma ja sealt sündiski nagu see selline mõte, et suvi on tunne, mitte ainult aastaaeg. Suvist õnnetunnet tundma, see kõlas nii vahvasti. No kui alustasid Destination Pärnuga, et iga uus algus on nagu ikka, ju täpselt ei tea, kuidas see minema hakkab, on ju. Ja kui sa nüüd tagasi vaatad sellele teekonnale, siis kuidas praegu võid rahul olla? Mulle tundub, et me oleme läinud õiges suunas ja see formaat on kenasti nagu tööle läinud, et sellel aastavahetusel saigi meil nii-öelda 3 täisaastat tegutsemist, nüüd algas meil 4. tegutsemisaasta ja mõnes mõttes võib-olla ongi selline nii-öelda käivitus ja stardi periood nagu läbi, et algab võib-olla selline mingisugune uus tase ja kvaliteet siit järgmistel aastatel edasi. Need esimesed 3 aastat on olnud väga-väga töised, kiired, aktiivsed ja ma nagu olen tunnetanud selle aja jooksul, et see formaat või see, kuidas me oleme neid asju teinud, on hakanud tööle ja see algne idee ja mõte, et teha kõike nii-öelda altpoolt ülespoole ettevõtjaid kaasates ja turismisektorit kaasates, et see on nii-öelda ainuõige formaat, kuidas seda teha. Ja meil on liikmeskond kenasti kasvanud, liikmed on aktiivsed, tulevad kaasa nagu kõigi algatustega, annavad väga palju sisendit ja tagasisidet meile, mille järgi me saame jälle siis nagu oma igapäevast tööd paremini planeerida. Et see on olnud väga, väga vahva, et loomulikult nagu öeldakse, et koostöö on lihtne sõna, aga seda teinekord nagu teha, eriti mida suurem seltskond sul on, et selle ühisosa leidmine on selline, teinekord võib olla väljakutse, aga meil on olnud õnne nagu alati see ühisosa nagu leida ja nagu sellele konsensusele jõuda ja üheskoos nagu kasvada. Ja ma olen ikka öelnud, et kuigi meid nii-öelda igapäevaselt kontoris toimetab vähe, et me oleme 3, mina, Triin ja Ketling kontoris, siis meie liikmeskond on, nagu öeldakse, korvpalliplatsil selline 6 mees, et sa kogu aeg tunned, et keegi on sul selja taga ja annab nagu jõudu ja hoogu ja sul on kelle käest küsida kogu aeg või nagu nõu saada, et see on nagu, see annab
sellise, ma ei oskagi seda sõnadesse panna, aga see annab sellise tugevuse ja julguse ja jõu meil nagu igapäevaselt tegutseda, et see on nagu väga äge, jah. Kui alustasite, oskad sa mulle öelda, palju teil siis umbes liikmeid oli? Jaa, kui mina asusin tööle, siis nüüd natukene rohkem kui 3 aastat tagasi jaanuaris, siis meil oli äkki 32 või 35 liiget, et täna on meil 72 liiget, et siis rohkem kui 2-kordistunud see liikmete hulk, et ja noh, see on võib-olla üks number, mida nagu vaadata või et see liikmeskond on nagu hästi kasvanud, aga teine pool ütleme, et on just see nagu ka selline sisuline kaasamõtlemine ja kvaliteet ja see kaasatus just, et see number võib-olla, liikmete arvu number on väga tore, et see on kasvanud, teisest küljest just see, et aktiivne liikmeskond ja kes on kaasas nagu mõtlemise jõu ja tagasisidega, et see on vähemalt sama oluline või veel olulisemgi, et me üheskoos seda asja ju teeme. Et see sisuline pool on väga tähtis selle juures. Kuidas näeb välja siis selline igapäevatöö? Et kui sa räägid näiteks tänasest päevast, me salvestame siin täna küll reedel, eks ju, et kui sa räägid tänasest päevast, et milline see tööpäev siis välja näeb, et anda natuke nagu aimdust, et mis te seal kulisside taga siis teete? Jaa, et kui me toomegi täitsa sellise konkreetse näite tänasest päevast, et me eelmine nädal olime siis sihtkohana väljas Läänemere regiooni ühel suurimal turismimessil matkamess, mis toimub siis Helsingis igal aastal jaanuaris ja kus me oleme ikka väljas käinud ja me just eelmine nädal olimegi siis Pärnumaa ettevõtjatega seal väljas. Meil oli selline suur ühistend seal, mille koosseisus olid siis erinevad Pärnumaa ettevõtted veel. Ja sel korral siis nii-öelda rekordarv organisatsioone, ettevõtted meil ka kaasas ja mingil hetkel me vaatasime, et ainuüksi meie boksis või meie stendis nii-öelda töötas või oli hõivatud rohkem kui 40 inimest, et meil oli hästi suur selline delegatsioon, kellega me seal väljas olime ja Pärnut tutvustasime. Ja võib-olla natukene anda aimu selle messi suurusest, et sel aastal külastas seda umbes 60 000 inimest siis nädalavahetuse jooksul, et pluss siis selline 10-15 000 hinnanguliselt turismiprofessionaali ehk siis edasimüüjad, reisikorraldajad ja teisi partnereid. Et väga suur üritus ja olime seal väljas ja näiteks siis selline messitöö alati tegelikult ei hõlma ainult seda nädalat, mis me seal messil koha peal oleme, vaid ka väga-väga pikalt ja palju eeltööd ja samuti järeltööd, et meil siiamaani siis nii-öelda see messipakkumiste kampaania käib ja nüüd me just neil päevil teeme siis nii-öelda neid kokkuvõtteid, loosime auhindu. Täna näiteks peale seda salvestust ma lähengi vastu võtma meie messimööblit, mis nüüd jõuab siis Helsingist tagasi. Tegeleme selle ladustamisega kuni siis järgmise messini ja saadame välja uudiskirjad siis neile kontaktidele, mida me seal messil siis koha peal kogusime, et see on näiteks üks näide, et aga see mess ise, et miks me seal käime, see on jällegi nagu sündinud sellest, kuidas me oma tööd teeme, ehk et seda on meie ettevõtjad nagu soovinud ja arvanud, et me peaksime Soome turul sellisel messil nagu väljas olema, pildis olema ja seetõttu me seda tegevust nagu teeme, et me teemegi täpselt neid asju, mida siis meie liikmeskond või üldse Pärnumaa turismiettevõtjad on nagu arvanud ja mis on see ühisosa selles, et niimoodi me oma tööd teeme, et aeg-ajalt toimuvad meil siis sellised, nimetame neid kas teemagrupi kohtumised või töötoad või workshopid või kuidas iganes, saame kokku, peame ajurünnakuid, vaidleme, paneme eesmärgid, leiame selle ühisosa ja siis me nii-öelda kontoris siis paneme juba detailsema tegevuskava ja eelarve sinna taha ja siis neid tegevusi nagu ellu viime, et sedasi see töö nagu käib. Hästi huvitav, et teid välja selle, et on vaja nüüd hakata mööblit ladustama. Et nagu ei tule selle pealegi, et see võiks olla üks osa teie tööst, leida see lahendus. Absoluutselt, et tihti jah, see nagu võib-olla välja ei paistagi, mis me nagu nii-öelda kuskil tagatoas teeme, aga neid tegevusi on tõesti seinast seina ja see teeb selle töö tegelikult väga huvitavaks ka, et on võimalik teha nii ühte, teist kui kolmandat ja võib-olla rääkides veel sündmustest, et me oleme siin lähiajal tegelikult korraldamas ühte väga suurt rahvusvahelist üritust,
et millega seoses meil neil päevil on ka nagu väga palju tööd, et veebruarikuus siis sellel sõbrapäeva nädalal toimub Pärnus siis ETC, European Travel Commission rahvusvaheline konverents, kuhu tuleb siis hetkeseisuga on registreerunud vist ligemale 80-90 delegaati üle terve Euroopa, sisuliselt kõigist Euroopa riikidest, lisaks ka minu teada Kanadast ja Lõuna-Ameerikast ja teistest riikidest veel. Ja nad peavadki siis iga mingi aja tagant üle Euroopa erinevates kohtades oma selliseid konverentse, koosolekuid ja seda puhku nüüd siis toimub see Pärnus veebruari alguses. Ja see on väga suur ja selline mitmepäevane üritus, mis hõlmab nii sellist ametliku konverentsiprogrammi kui ka järeltuure ja maakonnakülastust ja kõike selliseid osasid, et selle ürituse ettevalmistamine on ka väga, väga suur protsess ja sinna on palju inimesi kaasatud. Ja see on nüüd jällegi selline näide, kus meil nii sellise ideelise ja programmilises mõttes nagu toimetame kaasa, aga lõpuks kuni sinna maale välja, et samamoodi kui vaja rullime vaipa lahti ja seame bännereid üles ja teeme kõik seda tööd ka ise, et nii see asi käib. Kuidas selline suur konverents Pärnusse jõudis, et mis eeltöö selle taga on? Selle taga on meie hea koostöö, usaldus ja suhe siis Eesti riikliku turismikatusega ehk Visit Estoniaga. Et see konverents hõlmabki sarnaste organisatsioonide nagu Visit Estonia siis liikmeskonda üle terve Euroopa, et iga riigi siis nii-öelda Visit Estonia on need organisatsioonid, kes siia kokku tulevad ja kuna Visit Estonia on selle liige, siis nendeni jõudis nii-öelda see info, et otsitakse järjekordset asukohta, kus siis nagu korraldada seda konverentsi ja kuna me nagu alati ise püüame ka olla hästi proaktiivsed ja alati kätt tõsta, kui keegi midagi küsib ja igal pool kaasa rääkida, siis kui me kuulsime, et Visit Estoniani on jõudnud selline nagu päring, et teha Eestis see konverents, siis me olime kohe nii-öelda käsi püsti ja ütlesime, et teeme Pärnus selle. Ja siis nii-öelda viidi kontaktid kokku ja Brüsselist tuli siis ühel hetkel otsus, et jah, teeme Pärnus selle. Anna andeks, see natuke tundub nagu uskumatu, sest et lisaks Pärnule meil on ju veel väga ägedaid Eesti linnu, millega on ka ütleme transpordiühendus oluliselt kergem on ju, et kuidas te selle nüüd küll siis suutsite läbi viia, mis see tugevuseks oli? Ja ma arvan, et Pärnu puhul võib-olla mängibki täna kaasa see, et me oleme konverentsi maastikul ikkagi suhteliselt uus nagu tulija rahvusvahelise konverentsi mõttes, et ma arvan, see uudsus ja tõesti heas mõttes teadmata nii-öelda sihtkoht võib-olla selles mõttes, kus seda konverentsi nagu teha, et loogiline võib-olla Tallinn-Tartu oleks nagu kohe nagu pähe tulnud ja kindlasti pole küsimustki, et seal saab väga, väga heal tasemel need üritused korraldada, aga seda enam see võib-olla annabki meile võimaluse tutvustada seda, et mis Pärnu tegelikult konverentsi sihtkohana nagu tähendab ja sunnib meid heas mõttes nagu pingutama ja selline nii-öelda tagantulijal on teatud omad eelised, et see, et ma loodan, et me nagu mängime selle konverentsi tulemusena ennast ka järjest rohkem nii-öelda sellise rahvusvahelise konverentsi sihtkoha kaardile, et selle nimel me nagu seda kõike teeme, et No selles mõttes on jah, ütleme siis nagu tagantpoolt tulijal lihtne, kui on tegemist, ma ei tea, näiteks mingi psühholoogide aastakonverentsiga või siis ma ei tea, töösturite on ju. Aga te kohe võtate siia nagu need, kes otsustavad, et kuhu nagu viia enda turismiraha. Ja, et see tundus ka meile väga selline suure potentsiaaliga sündmus, mida tasuksin teha, et tõesti ühe sündmuse raames meil on sisuliselt kõik Euroopa riigid on korraga koos siin Pärnus. Ja väga hea meel on jah ka selle üle, et meil koha pealt on jällegi nagu väga tugev toetus olnud sellele üritusele nii Pärnu linnavalitsuse poolt, omavalitsuste liidu poolt, terve maakond on nii-öelda selle mõtte taga. Ja kui ma seda ideed alguses meie kohapealsetele partneritele tutvustasin, siis kõik olid kuidagi kohe nagu hästi uskusid sellesse või tulid nagu hea meelega nagu kaasa ja meie ettevõtted ja selles mõttes kõik on väga nagu aktiivselt jällegi kaasatud ja me teeme seda nagu suure tiimiga koos, et Pärnu linnavalitsuse turismiosakonna
kõik töötajad ja Destination Pärnu kõik töötajad ja meil on veel kolledžist praktikandid abis ja väga, see tiim on tegelikult väga suur, kellega me seda teeme, jah. Mul tundub, et kui see jääb ilusti sinna sõbrapäeva nädalasse ka, et võiks mingisuguse suurema aktsiooni linna vahel ka teha, et kuidagi nagu veel ka eraldi silma paista, et issand, et seal on sellised ägedad elanikud ka veel takku pihta, mitte ainult organisatsioonid, on ju? Ja absoluutselt, et meie eesmärk kindlasti on pakkuda neile väga kvaliteetset konverentsi, aga tuua neid ka konverentsiruumist välja, et nad nii Pärnu linnas kui tegelikult terves maakonnas nagu ringi liiguks nii palju, kui see programm seda siis võimaldab ja aega selleks nagu jagub, et aga me püüame seda igal juhul nagu pakkuda ja näidata seda, mida nagu Pärnu on. Ja selles mõttes on jällegi nagu ka hea meel, et miks selline nagu äriturism või konverentsiturism meile kui sihtkohale nagu kasulik on, et nagu antud ürituse puhulgi, et see on nagu väga selgelt ka meie selline madalhooaja võimalus, et kui madalhooajal muidu võib-olla pereturist pigem ei reisi või nii aktiivselt, et lapsed on koolis ja ise tööl ja nii edasi, siis need inimesed, kes töö tõttu reisivad, et nad reisivad ka talvel ja nädala sees ja samamoodi see konverents toimub nagu teisipäev, kolmapäev, et nagu meile väga sobilik just need ajad madal hooajal nädala sees, mida meil on nagu sihtkohana vaja nagu täita, et suurepäraselt sobib ja sinna ette veel mingi eelprogramm, järelprogramm ja ongi nädal meil nagu täidetud sellise suure seltskonnaga siin, et loodetavasti õnnestub selliseid sündmusi järjest rohkem nagu ka Pärnusse meelitada ja see sama Business Pärnu, mida ma enne mainisin, meil on ka eraldi siis selline Business Pärnu infovärav, kus me kõiki neid võimalusi tutvustame, mida Pärnu äriturismi sihtkohana pakub, et kuigi see leht on üleval olnud vist napilt kuu või paar, et meil on juba tulnud rahvusvaheliste konverentside päringuid selle kaudu ja mitte ainult siia aastasse, vaid juba 27-ndasse ja edasigi, et tundub, et meie selline uudsus äriturismi sihtkohana mängib meie kasuks täna, et inimesed tahavad teada, mida põnevat siin nagu teha saab. Uusi kohti avastada, aga mismoodi need rahvusvahelised konverentsid teid üles leiavad? Kas te olete veel kusagil konverentside tabelis või kuidas need leiavad? Ja, et üks asi ongi see nii-öelda otseturundus, mida me siis selle Business Pärnu brändi alt nagu teeme, et me teeme siis erinevaid digikampaaniaid, aga meil on siis ka näiteks kogutud kokku väga suur siis uudiskirjalist, mille kaudu me siis saadame just sellist nagu põnevat infot ja seda tutvustame, seda väärtuspakkumist, et mis Pärnu nagu sihtkohana pakub. Siis läbi Pärnu linna, kes on Eesti konverentsibüroo liige, et me teeme hästi aktiivset ja tihedat koostööd Eesti konverentsibürooga, kes siis omakorda nii-öelda tutvustab Eestit kui äriturismi sihtkohta erinevates riikides ja seal me oleme nagu Pärnuna ka kenasti pildis ja Eesti konverentsibüroo on ka just nagu öelnud, et see Business Pärnu algatus on ka nende jaoks väga selline väärtuslik nagu info kokku koondamine või selline kontseptsioon, mida nad saavad omakorda väga hästi ja lihtsalt nagu tutvustada, ehk et meil on nagu selles liinis väga palju koostööd ja Eesti konverentsibüroo ning ka näiteks Visit Estonia, kes siis korraldavad selliseid nii-öelda FAM-reise või toovad siis Eestisse, sealhulgas ka Pärnusse erinevaid siis agentuure ja reisikorraldajaid ja nii edasi, et päris palju me teeme koostööd ka selliste FAM-ide mõttes, et võõrustame siin siis erinevaid näiteks agentuure, kes omakorda oma klientidele konverentse korraldavad ja selleks siis asukohta ja põnevaid elamusi nagu otsivad, et läbi selle me kindlasti oleme siis ka nagu pildis jälle, et see töö käib nagu mitmel rindel ja jällegi palju sellest ei paista nagu välja otseselt igapäevaselt, seda enam, et väga suur osa meie tööst toimub välisturgudel, mida siin kohapeal üldse ei näegi. Aga kinnitan, et igapäevaselt ja väga aktiivselt töö käib selles osas. Ja. Kui paljud erinevate kampaaniate juures näiteks ka olete šnitti võtnud kellelgi teiselt nii-öelda või on kõik puhtalt nagu enda seest oma sellest võrgustikust nagu tulnud või on kellelgi kusagil mingi sisend kusagil jäänud silma, et see oli nii lahe asi, kas me saame kuidagi seda nagu Pärnus tuua ja siit nagu edasi arendada? Ikka tuleb nagu käia avatud silmadega ja
vaadata ringi, mis nagu toimub, mida teised teevad, et loomulikult me jälgime seda ka, nii meie head sõbrad, konkurendid, teised sihtkohad Eestis, kui ka kindlasti päris palju me jälgime seda, mis nagu välisriikides toimub ja püüame seda nagu kogemust ja kompetentsi ammutada, et me käime ise ju ka päris palju erinevatel üritustel ja messidel ka Eestist väljaspool ja nii-öelda tuleb alati avatud silmadega ringi käia, et kui midagi nagu näed, mõni idee on ülevõetav või kuidagi adapteeritav, nagu meil ka, kõik asjad kindlasti mitte. Ja enne kõike me ikkagi ehitame oma kommunikatsiooni ja plaane üles lähtuvalt sellest, mida meie ettevõtjad, turismisektor soovib, arvab ja mis on see ühisosa ja teine asi, et mis on nagu see selline Pärnu DNA või mis on meie olemus, et see sama suvi on tunne või see, et Pärnu see kuurort kui kontseptsioon tegelikult see hõlmab nagu erinevaid valdkondi, et see ei tähenda ainult nagu suve, randa ja spaasid, vaid et me oleme ka selline kultuurikuurort ja elamuskuurort ja et sellist hästi pärnulikku lähenemist igas nagu turundustegevuses nagu rõhutada, et turunduses kehtib ikka see, et sa pead eristuma ja tegema seda, mis on nagu sinu teema, et seda me üritame nagu hästi hoida. Aga need edasiarendused, kas või see sama Business Pärnu, eks ju, et kuidas see sündis, kas see oli kohe algses plaanis või see on kuidagi nagu töö käigus tulnud? See on töö käigus sündinud selline algatus, et eks me ju algusest peale oleme nagu, on üks meie olulisemaid prioriteete ja väljakutseid olnud selline nagu madalhooaeg ja nädalasisene aeg, mida siis turistidega täita ja sealt samast, kui sa loogiliselt hakkad mõtlema ja ka enda peale, et tõesti, et nagu talvisel perioodil perega reisimine pigem nii aktiivne ei ole, küll aga reisitakse nagu tööga seoses päris palju ja kui sa sellele liidad nüüd juurde selle potentsiaali, mis tegelikult Pärnul on, veel kord, et ruumide ja nii-öelda infra mõttes meil pole nagu midagi karta või selles mõttes meil on kõik olemas nagu väikseid ruume, suuri ruume, võimalus kombineerida kõike ja kõik on kompaktselt koos ja lähedal ja tehnilised partnerid olemas ja selles mõttes on see nii-öelda fundamentaalne tase, see on kõik nagu olemas, aga meil on võimalik sinna peale ehitada siis nii palju seda väärtuspakkumist veel, mida Pärnu tegelikult tervikuna pakub, et sa saad siin selle töö tehtud, aga sa saad seda hoopis teistmoodi, et sa saad seda teha jääaugus või suusarajal või tenniseplatsil või pargis pikniku pidades või kõike seda nagu hoopis teistmoodi, mida just Pärnu meile omasel moel nagu pakub. Ja sealt sündis see idee, et me võiksime nagu koondada kokku sellise tervikliku väärtuspakkumise, infovärava ja inspiratsioonikeskkonna, kus me siis seda kõike nagu tutvustame. Et see kõik on kogu aeg olemas olnud. Meie ülesandeks sai siis see kõik kuidagi nagu kokku tuua ühe nagu brändi alla ja ühe sellise väärtuspakkumise alla, et Pärnu on sihtkoht, kus töö saab tehtud teistmoodi, ja sellega ja sealt edasi siis, kui see idee nagu sündis ja see bränd siis, sellele me hakkasime looma ka siis, erinevad turundusmaterjali, pildi ja videomaterjali ja seal jällegi siis, nii nagu me kõiki asju teeme, et me kaasame oma ettevõtjaid ja liikmeid, ja siis meie kolleeg Ketlin Hamburg siis viiski ellu sellise projekti, et viskas meie liikmeskonda õhku mõtte või üleskutse, et meil oleks vaja luua selline ärituristile suunatud kampaaniamaterjal, pildid ja videod, et kes on huvitatud kaasa lööma. Ja tõepoolest lõpuks siis sündiski selline projekt, kus me ei kaasanud selles mõttes mitte ühtegi professionaalset näitlejat või modelli, vaid selles pildi- ja videomaterjalis osalesid meie enda ettevõtete juhid, turundusjuhid, müügijuhid, projektijuhid ja selline äge kamp sai kokku ja samamoodi jälle käisime mööda Pärnumaad ringi, Rabas ja Ringrajal ja kus iganes ja näitasime seda, et sa saad nagu Rabas
rabapiknikul ka mõnusasti oma meeskonna koosoleku peetud ja nii edasi, et seda, mis on hästi nagu pärnulik ja neid pilte ja materjale siis, kes soovib, näeb siis ka, kas siis Visit Pärnu Flickri pildikeskkonnas või businesspärnu.com lehel, et seal on neid materjale nagu näha, ja etteruttavalt võib öelda, et meil on just neil päevil ettevalmistamisel siis selline Vol2 projekt, kus me siis tutvustame ka seda, et mida nagu ääriturismi mõttes talvel Pärnus teha, et kui selle eelmise materjali me salvestasime nagu nii-öelda suvises keskkonnas veel, siis praegu just kuna väljas on imeline talv, siis praegu me just paneme neid lokatsioone ja seda stsenaariumi paika, kus me seda talvist olustikku siis pildistame ja filmime. No väga äge, jõudsid juba minu küsimusest ette, nii et mis on edasiarengud. Aga siiski saate lõpetuseks veel 2 küsimust. Mis on viimane koht Pärnumaal, kus sina ise puhkasid? Kas siis lühemalt või pikemalt või lihtsalt käisid nii-öelda läbisõidul, et puhkus võib olla ka teinekord 5 minutit, eks ju, kui sa lähed korraks akusid laadima? Jaa, mõtlen Pärnumaal, kuna ma ise, mul on puhkusega nagu selline lugu, et ma eelistan puhata aktiivselt, siis mind viib teekond tihti just nagu sellistesse kohtadesse, kus siis seda on võimalik aktiivselt teha, et võib-olla viimane selline äge puhkuse moment või aktiivse puhkuse moment Jõulumäel kindlasti tuleb meelde ja siin linna lähiümbruses ja ma mõtlen, Valgeranna kant on alati see, mis mulle nagu südamelähedane ja kuidagi seal ma tihti jooksen või sõidan rattaga aga neid kohti on kindlasti palju veel, et kõik ei tulegi kohe niimoodi meelde. Ja väga armas, et sa Jõulumäest rääkisid, ma ei saa küsimata jätta, kas Jõulumäe jõhker tuleb tänavu? Tänan küsimast jah, et kuna on veel aasta algus, siis võib-olla suhteliselt, siis on paslik rääkida uusaasta lubadustest ja tegelikult jah, see on üks minu selline isiklik nagu ambitsioone ja lubadus ise endale ka, et ma sel aastal nüüd võtan siis taas ette sellise ürituse nagu Jõulumäe jõhker korraldamise, mis on siis selline 50-kilomeetrine ultratrail jooks Jõulumäel, et lõppenud aasta sügisel siis väiksema seltskonnaga, sõpruskonnaga tegime sellise testürituse, katsetasime ära, kuidas see formaat toimib ja töötab ja tundus, et töötas väga hästi, sai väga positiivset tagasisidet ja sel aastal siis tõesti ma tahaksin selle siis sügisel, eeldatavalt oktoobrikuus korraldada juba täiesti nii-öelda avatud registreerimisega ja suuremana, et ettevalmistused juba käivad, mul on läbirääkimised juba nii-öelda tiimiliikmetega, kes on valmis tulema appi seda sündmust korraldama ja ma loodan üsna pea juba nii-öelda selle kuupäeva ja registreerimisega nagu välja õigata, et ootan ise ka põnevusega, jah. Et jällegi üks sündmus, mis madal hooaega satub, aga jällegi seda piirkonda elavdab. Kas medal tuleb samasugune? Võiks tulla, see on nii äge lihtsalt. Jaa, et üks minu nagu mõte seda sündmust korraldades ongi see ka, et see sündmus oleks hästi eriline nagu kõigis detailides ja iga detail räägib nagu oma lugu, et juba see, et see toimub Pärnumaal ja Jõulumäel ja kõik nii auhinnad kui ka siis tõesti medalid, mis siis eelmisel korral olid sellised suurest kännust välja saetud suured puurattad, et ma usun, et me jätkame seda sama liini ja ma loodan üllatada mingite momentidega ka sel korral, ja juba praegu ma nii-öelda tahan tagasivaatavalt tänada ja ettevaatavalt tänada nagu toetajaid, kes olid juba selle esimese sündmusega kaasas ja ilma, et sellel üritusel ju mingit eelnevat ajalugu oleks olnud, aga tuldi kohe kaasa ja just ka see nagu põhimõte või et need toetajad kõik olid pärnumaised nagu ettevõtted ja aitasid seda sündmust teoks teha, et ma loodan, et sel aastal on mul nendele toetajatele ka omakorda veel kord rohkem nagu vastu panna
ja tagasi anda ja neid veel rohkem nagu pilti tuua, et väga äge. No nagu näha, et keegi asjad koostoimes töötavad väga hästi ja Pärnumaa inimesed selles osas on ikkagi väga avatud koostööle ja üksmeelsusele. Ja ma ise nagu usun ka hästi sellesse, et igal juhul nagu koostöö ja nagu öeldakse, et tõus tõstab kõiki laevu, et kui me teeme asju koos, siis meil kõigil läheb nagu paremini, et ma väga ise usun sellesse, jah. See on väga ilus mõte, millega täna kokku võtta. Suur aitäh, Margus Randmäe, jõudu tööle! Aitäh!